Miks kehakaal tõuseb isegi siis, kui inimene on dieedil? Kujuta ette inimest, kes on juba mitu kuud püüdnud oma kehakaaluga midagi ette võtta. Ta ei ela ainult pitsast ja magusast joogist, ta ei istu päevad läbi diivanil, ta ei söö öösiti salaja külmkapi ees. Ta on vähendanud portsjoneid, hakanud jälgima, mida taldrikule paneb. Käib mõnikord trennis, loeb samme, ostab valgurikkast toitu ja proovib õhtuti mitte näksida. Alguses tuleb võib-olla kilo või 2 alla, aga siis jääb kaal seisma ja mingil hetkel näitab kaal isegi rohkem kui enne. Kõige raskem ei ole sel hetkel number kaalul, vaid tunne, et pingutus ei anna tagasi seda, mida inimene loodab. Sellises olukorras hakkab inimene enamasti ennast süüdistama. Ta mõtleb, et äkki ma ei pinguta piisavalt, äkki ma petan ennast, äkki ma söön ikkagi liiga palju, äkki kõik teised saavad hakkama ja minul lihtsalt ei tule välja. See sisemine dialoog võib olla päris julm, sest inimene näeb ainult tulemust, aga ei näe, mis tema ainevahetuse sees toimub. Meile on aastaid korratud, et kehakaal on lihtne matemaatika. Söö vähem, liigu rohkem ja kaal langeb. See lause kõlab nii loogiliselt, et selle vastu on peaaegu ebaviisakas vaielda. Ometi näen ma oma töös väga sageli inimesi, kelle puhul ainult selle lausega ei ole võimalik seletada, miks keha käitub nii, nagu ta käitub. Kehakaal ei ole ainult kalorite lugu. Kalorid loomulikult loevad, aga keha ei ole kassaaparaat, kuhu sisestad numbri ja saad vastu kindla tulemuse. Keha on hormonaalne süsteem, närvisüsteem, maks, lihased, soolestik, uni, stress, põletik ja geneetiline taust ühes organismis. Kui üks väga oluline hormoon on liiga sageli või liiga kaua kõrgel, võib keha hakata rasva kergemini talletama, nälga teistmoodi tundma ja energiat kehvemini kasutama. See hormoon on insuliin. Enamik inimesi mõtleb insuliinile alles siis, kui räägitakse diabeedist, aga tegelikult algab insuliini lugu palju varem. Täna ma räägin insuliinist mitte kui diabeedi ravimist, vaid kui ühest kesksemast ainevahetuse regulaatorist. Ma räägin sellest, miks inimene võib võtta kaalus juurde isegi siis, kui ta enda arvates sööb mõõdukalt. Miks kõht võib kasvada, kuigi käed ja jalad ei muutu eriti. Miks pärast lõunasööki tekib tunne, nagu keegi oleks korraks voolu välja lülitanud. Miks magusa isu võib tulla isegi pärast korralikku sööki. Ja miks tavaline vereanalüüs võib aastaid öelda, et kõik on normis, samal ajal kui keha on juba pikka aega kompensatsioonirežiimis. Mis on insuliin ja miks seda vaja on? Insuliin ei ole halb hormoon, seda tuleb kohe algusest öelda, sest internet on suutnud insuliinist teha peaaegu kurikaela. Justkui oleks iga insuliini tõus ainevahetuse katastroof. See on liiga lihtne pilt. Kui insuliini üldse ei oleks, ei saaks inimene elada. Esimest tüüpi diabeediga inimesed teavad seda väga hästi, sest nende kõhunääre ei tooda piisavalt insuliini ja ilma ravita tõuseb veresuhkur ohtlikult kõrgele. Insuliin ei ole vaenlane, ta on regulatsioonisüsteem. Probleem tekib siis, kui see süsteem peab liiga kaua ülekoormusega töötama. Võrdleme seda hetkeks linnaga. Veri on nagu linna tänavate võrgustik, kus liigub energia, glukoos, rasvhapped, aminohapped ja paljud teised ained. Rakud on majad, tehased ja kontorid, mis vajavad tööks kütust. Glukoos võib veres ringi liikuda, aga ta ei saa igasse kohta lihtsalt ise sisse minna. Selleks on vaja signaali, mis ütleb rakule, et nüüd on energia saabunud ja seda võib kasutada või talletada. Insuliin on üks peamisi signaale, mis annab rakkudele teada, mida pärast sööki teha. Kui inimene sööb süsivesikuid sisaldavat toitu, lagundatakse osa sellest glukoosiks. Glukoos imendub solestikust verre ja veresuhkur tõuseb. Kõhunääre
täpsemalt selle beetarakud, märkab seda tõusu ja vabastab insuliini. Ja insuliin juba aitab glükoosil liikuda rakkudesse, eriti lihas- ja rasvkoesse ning samal ajal annab maksale signaali, et glükoosi ei ole vaja ise juurde toota. Kui süsteem töötab hästi, tõuseb pärast sööki glükoos mõõdukalt. Insuliin teeb oma töö ära ja mõne aja pärast rahuneb kõik tagasi. Selles mõttes on insuliin väga tark hormoon. Ta ei tegele ainult glükoosiga. Ta mõjutab ka rasvade talletamist, valkude ainevahetust, maksatööd ja näljasignaale. Kui insuliin tõuseb pärast sööki, ütleb keha sisuliselt, praegu on energiat olemas. Kasutame osa kohe ja paneme osa varuks. See oli evolutsiooniliselt väga mõistlik süsteem, sest toit ei olnud alati kättesaadav. Tänapäeval on probleem selles, et toit on peaaegu kogu aeg kättesaadav, eriti kiiresti imenduvad süsivesikud ja kaloririkkad vahepalad. Süsteem, mis pidi meid kaitsma, satub keskkonda, mille jaoks ta ei olnud loodud. Ameerika Ühendriikide suur tervise- ja toitumisuuringute programm on aastaid kogunud andmeid inimeste laborinäitajate, kehakaalu, vöömbärmõidu, vererõhu ja teiste tervisemarkerite kohta. Erinevate analüüside põhjal on selge, et metaboolne tervis ei ole lääneriikides enam vähemuse probleem, vaid väga suur rahvastiku probleem. Insuliiniresistentsuse levimuse täpne number sõltub sellest, kuidas seda defineerida, millist indeksit kasutada ja millist vanuserühma vaadata, aga paljudes analüüsides jõutakse suurusjärku, mis ei ole enam väike erand, vaid 10% täiskasvanutest. See tähendab, et väga paljud inimesed liiguvad ainevahetuse mõttes riski suunas enne, kui neil tekib ametlik diagnoos. 2019. aastal avaldasid Araujo ja kolleegid suure analüüsi, kus kasutati Enhance aastatel 2009–2016 kogutud andmeid ning hinnati Ameerika täiskasvanute metaboolset tervist 5 näitaja põhjal. Nad vaatasid vöömbärmõitu, veresuhkrut, vererõhku, vererasvu ja seda, kas inimene kasutas vastavaid ravimeid. Tulemus oli päris kainestav, ainult umbes 12% täiskasvanutest vastas optimaalse metaboolse tervise kriteeriumidele kõigis vaadatud kategooriates. See ei tähenda, et ülejäänud inimesed oleksid kõik raskelt haiged, aga see tähendab, et metaboolne nihe algab palju varem kui diabeet, infarkt või rasvmaks diagnoosina. Kui mõelda sellele koos ülekaalu, istuva eluviisi, stressi ja unepuudusega, siis hakkab selgeks saama, miks ainult kalorite lugemine ei anna kogu pilti. Kui inimene ütleb mulle, et tema veresuhkur on normis, siis ma ei vaidle. Võib-olla ongi, aga ma küsin sageli järgmise küsimuse. Kui palju insuliini sinu keha peab tootma, et see veresuhkur normis püsiks? See on täiesti teine küsimus. Ja just sellele küsimusele ei vasta tavaline tühja kõhu glükoos alati piisavalt hästi. Räägime insuliiniresistentsusest, mis tegelikult toimub. Kui insuliin toimib hästi, reageerivad rakud sellele kiiresti. Väike insuliini signaal on piisav, et glükoos liiguks verest rakkudesse ja maks vähendaks oma glükoosi tootmist. Insuliiniresistentsuse korral muutuvad rakud selle signaali suhtes vähem tundlikuks. Kui kasutada linna võrdlust edasi, siis kujuta ette, et tehased ja majad saavad endiselt elektritellimuse kätte. Aga süsteem on väsinud, kaablid on kehvemad, uksed avanevad aeglasemalt ja osa signaale läheb kaduma. Keskjaam kõhunääre näeb, et glükoos jääb verre kauemaks ja saadab tugevama signaali. See tähendab rohkem insuliini. Alguses töötab see kompensatsioon päris hästi. Veresuhkur võib püsida normis aastaid, sest kõhunääre toodab lihtsalt rohkem insuliini. See on põhjus, miks inimene võib saada oma analüüsid tagasi ja kuulda, et glükoos on korras. HbA1c on korras, diabeeti ei ole. Tehniliselt võib see kõik õige olla, aga selle normaalse glükoosi taga võib juba olla kõrge insuliini tase. See on nagu ettevõte,
kus kõik tähtajad saavad veel täidetud, aga ainult sellepärast, et töötajad teevad iga päev hilisõhtuni ületunde. Väljastpoolt näeb kõik korras, seestpoolt süsteem kulub. Aja jooksul võib kõhunääre väsida, mitte alati ja mitte kõigil samamoodi, aga kui insuliini resistentsus süveneb ja beetarakud ei suuda enam piisavalt kompenseerida, hakkab veresuhkur tõusma. Esmalt võib tekkida kõrgem tühja kõhu glükoos, siis eeldiabeet ja hiljem teist tüüpi diabeet. De Fronzo, Cefalo ja teised diabeedi patofüsioloogiat uurinud autorid on kirjeldanud, et insuliini resistentsus ja beta-rakkude kompensatsioonihäired võivad alata palju aastaid enne diabeedi diagnoosi. Sageli räägitakse ajaraamist 10–15 aastat. See tähendab, et kui inimene saab diagnoosi 55-aastaselt, siis protsess ei alanud 54-aastaselt. Väga sageli algas see juba 40-ndates või isegi varem. Kuidas see igapäevaelus välja näeb? Mitte nii, et inimene ärkab ühel hommikul ja tunneb, nüüd on mul insuliini resistentsus. Tavaliselt on see palju vaiksem. Kõht hakkab kasvama, eriti keskkoha ümber. Inimene märkab, et püksid jäävad vööst kitsaks, kuigi ta ei söö enda arvates oluliselt rohkem. Pärast lõunasööki tuleb väsimus, mitte kerge rahulolu, vaid päris selge unisus. Kella 3 paiku tahaks kohvi, midagi magusat või vähemalt midagi suhu pista. Õhtul on tunne, et päev on keha tühjaks tõmmanud, aga samal ajal on isu ja näksimine tugevam kui hommikul. Väga tüüpiline on ka see, et kaal ei liigu isegi siis, kui inimene vähendab kaloreid. Ta võib paar päeva väga tubli olla. Siis tuleb tugev isu, õhtune söömine läheb käest ja järgmine hommik toob süütunde. Kõrvalt on seda lihtne nimetada käitumisprobleemiks, aga seestpoolt on see sageli hormonaalne ja neurobioloogiline ring. Kui glükoos ja insuliin kõiguvad, kui uni on halb, kui kortisool on kõrge ja lihased ei kasuta glükoosi hästi, siis aju küsib energiat. Ja aju ei küsi tavaliselt brokolit aurutatult. Aju küsib kiiret lahendust. Mõnel inimesel on nahal nähtavad märgid. Kaelale, kaenla alustesse või nahavoltidesse võivad tekkida tumedamad sametised piirkonnad, mida nimetatakse akantoosis nigricans. See ei ole lihtsalt kosmeetiline nähtus, vaid võib olla seotud kõrge insuliini tasemega. Naistel võib insuliini resistentsus väljenduda PCOS-ina, ebaregulaarse tsüklina, aknena, liigse karvakasvuna, kõhurasvana ja raskusena rasestuda. Meestel näen ma sageli kõhurasva, vererõhu tõusu, väsimust, õhtust jõuetust ja vahel ka madalamat testosterooni taset, kuigi see vajab alati eraldi hindamist. Üks tüüpiline lugu on mul väga hästi meeles, sest sellist inimest näen ma eri variatsioonides korduvalt. 44-aastane mees, ettevõtte juht, tööpäevad pikad, vastutus suur. Ta ei olnud inimene, kes oleks oma tervisest üldse mitte hoolinud. Ta käis jõusaalis 2-3 korda nädalas. Alkoholi jõi mõõdukalt, magusat enda sõnul peaaegu ei söönud ja vaatas natuke ka seda, et õhtul liiga palju ei sööks. Ometi oli 2 aastaga juurde tulnud umbes 12 kilo, peamiselt kõhu ümber. Tema kõige suurem kaebus ei olnud isegi kaal, vaid see, et ta tundis ennast pidevalt väsinuna, justkui oleks aku kogu aeg 30% peal. Tavalised analüüsid olid tal enam-vähem korras. Tühja kõhu glükoos oli normi ülemises osas. Glükeeritud hemoglobiin ei andnud veel diabeedi ega eeldiabeedi pilti. Kilpnäärmenäitajad olid korras, hemoglobiin korras. Talle oli juba öeldud, et vanusega ainevahetus aeglustub ja tuleks lihtsalt natuke rangem olla oma harjumustega. See kõlab nii tavaliselt, et peaaegu igav hakkab. Kui vaatasime aga tühja kõhu insuliini, HOMA-IR-indeksit, triglütseriide, vöömbermõõtu, unekvaliteeti ja päevast söömisrütmi, siis tuli välja hoopis teine muster. Glükoos oli veel normis, sest kõhunääre tegi väga palju tööd. Insuliin oli kõrge, söömisaken oli hästi pikk, uni katkine,
Stress pidev ja jõutreening oli olemas, aga taastumine oli väga nõrk. Kui ta sai lõpuks aru, et tema keha ei ole lihtsalt vastik ja kangekaelne, vaid üritab aastaid kompenseerida metaboolset ülekoormust, muutus kogu vestluse toon. Me ei alustanud süüdistamisest, vaid süsteemi kaardistamisest. Tema puhul ei olnud vaja ühte maagilist dieeti, vaid korraga mitut mõistlikku muutust. Lühem söömisaken, madalam glükeemiline koormus, rohkem valku päeva esimeses pooles, kindlam jõutreeningu struktuur, varasem õhtusöök ja une parandamine. See ei olnud filmilik muutus ühe nädalaga, aga mõne kuu pärast oli energia parem ja vöömbermõõt juba väiksem ja kaal lõpuks liikuma hakanud. Sellised lood on põhjus, miks ma ei saa võtta kehakaalu teemad ainult moraali või lihtsa matemaatikana, sest inimene võib olla motiveeritud, intelligentne ja üsna distsiplineeritud, aga kui ta mõõdab valesid asju ja parandab valesid kohti, jääb ta ikka kinni. Kui probleem on insuliini resistentsuses, siis ainult see teadmine, et glükoos on normis, ei ole piisav. Mis teeb insuliini resistentsuse halvemaks? Esimene suur tegur on rafineeritud süsivesikute ja suhkru sagedane tarbimine. Siin ei ole mõtet teha lihtsat loosungit, et kõik süsivesikud on halvad, see ei ole tõsi. Köögiviljad, marjad, kaunviljad inimesele, kellele need sobivad ja teatud täisterad ei mõju kehale samamoodi nagu magusjook, valge sai, küpsis või hommikuhelbed. Küsimus ei ole ainult süsivesikute grammides, vaid selles, kui kiiresti neid imenduvad, millega koos neid süüakse, kui sageli neid süüakse ja millises metaboolses seisundis see inimene juba on. Kui inimene sööb kiiresti imenduvat süsivesiku rikast toitu, tõuseb glükoos veres kiiresti. Kõhunääre vastab insuliiniga. Kui vastus on tugev, võib glükoos mõne aja pärast langeda kiiresti, mõnikord mitte isegi alla normi, aga piisavalt järsult, et aju tajub seda ebamugavana ja isegi ohuna. Siis tekib isu millegi järele, mis tõstaks energia kiiresti tagasi. Inimene arvab, et ta lihtsalt tahab magusat, aga ainevahetuse tasandil on see sageli signaalide jada. Kiire tõus, tugev insuliini vastus, langus, uus isu. Kui see juhtub iga päev, hakkab inimene elama nagu glükoosi ja insuliini Ameerika mägedel. Teine tegur on pidev näksimine, ka siis, kui näksimine tundub tervislik. Mandlid, puuvili, jogurt, latte, valgubatoon, paar riisigaletti, väike smuuti, natuke juustu. Eraldi võttes ei pruugi ükski neist olla suur probleem. Koos võivad nad aga luua olukorra, kus keha saab hommikust hilisõhtuni korduvalt signaali, et toit tuleb jälle sisse. Iga söögikord ei tõsta insuliini samal määral, aga peaaegu iga energiaga toidukord annab mingisuguse metaboolse signaali. Kui insuliin ei saa päeva jooksul eriti langeda, on rasvavarude kasutamine keerulisem. Siin tuleb mängu vana müüt 6 söögikorrast päevas. Kunagi soovitati paljudele inimestele süüa tihti, et ainevahetus oleks aktiivne ja veresuhkur ei langeks. Mõnele inimesele mõnes olukorras võib sagedasem söömine sobida, näiteks teatud haiguste, ravimite, söömishäirete riski või väga suure füüsilise koormuse korral. Aga mõte, et iga ülekaaluline inimene peab ainevahetuse parandamiseks sööma iga 2 või 3 tunni tagant, on väga küsitav. Insuliini resistentsuse puhul võib see mõnele inimesele probleemi hoopis süvendada. 3. tegur on stress. Stressist räägitakse sageli nii, nagu see oleks ainult emotsionaalne seisund. Aga ainevahetuse jaoks on stress väga konkreetne biokeemia. Kortisool tõuseb, maks vabastab rohkem glükoosi, keha valmistub tegutsemiseks. Evolutsioonilises mõttes oli see loogiline, sest kui oht oli päris, oli vaja joosta, võidelda või põgeneda. Tänapäeval võib oht olla e-kiri, tähtaeg, pangalaen, konflikt kodus või tunne, et sa ei jõua kunagi kõike tehtud. Keha ei tee alati väga peent vahet metslooma ja Exceli tabeli vahel. Kui kortisool tõstab glükoosi, peab kõhunääre sellele vastama insuliiniga. Kui stress on lühiajaline, ei ole see suur probleem.
Kui stress aga muutub krooniliseks ja inimene ei maga hästi, sööb hilja, liigub vähe ja joob mitu kohvi päevas, hakkab see mõjutama kogu glükoosi regulatsiooni. Collingo Rodriguez ja kolleegid kirjeldasid aasta 2015 seoseid kortisooli, visceraalse rasva ja insuliini resistentsuse vahel. See ei tähenda, et stress üksi seletab kogu ülekaalu, aga see tähendab, et kõhurasv ei ole alati ainult taldriku küsimus. Mõnikord on kõht ka kroonilise ülekoormuse bioloogiline jälg. 4. tegur on uni ja seda alahinnatakse kaalulangetuse juures peaaegu kuritegelikult. Inimene võib süüa väga korralikult, võtta toidulisandeid, jälgida veresuhkrut ja käia trennis, aga kui ta magab regulaarselt 5 tundi, töötab ta järgmisel päeval teises hormonaalses seisundis. Chicago ülikooli teadlane Eve Van Cotter ja tema kolleegid on aastaid uurinud une ja ainevahetuse seoseid. Nende töödes on näidatud, et une piiramine 4 tunnini öö kohta halvendab glükoosi taluvust ja insuliini toimed ning ühes katses, kus vähendati sügavat und, langes noorte tervete inimeste insuliinitundlikkus umbes 25% võrra. See on väga tugev signaal, sest jutt ei käi vanadest haigetest inimestest, vaid noortest tervetest osalejatest kontrollitud tingimustes. Ma võiksin praegu anda väga lihtsa universaalse soovituse: söö vähem suhkrut, ära näksi, maga rohkem ja tee trenni. See kõik kõlaks õige ja osa sellest ongi õige. Aga kui inimene tuleb minu juurde päriselt, mitte teoorias, siis tuleb aru saada, mis on tema peamine sissepääs probleemini. Ühel inimesel on peamine põhjus öine töö ja katkine uni. Teisel on polütsüstilised munasarjad. 3. on krooniline stress ja hiline söömine. 4. on lihasmassi vähe ja ta on aastaid teinud madalakalorilisi dieete. Kõigil võib olla sama sümptom. Kõht kasvab ja kaal ei lange, aga tee selleni võib olla erinev. Sellepärast on universaalne lahendus mõnikord lihtsalt viisakas viis öelda, et me ei viitsi inimest päriselt vaadata. Kuidas parandada insuliinitundlikkust? Insuliinitundlikkus ei ole püsiv omadus, mis antakse inimesele kaasa ja millega ta peab leppima. See võib halveneda, aga see võib ka paraneda. Keha reageerib toidule, liikumisele, unele, stressile, valgusele, lihasmassile ja isegi söömise ajastusele. Hea uudis on see, et alati ei ole vaja alustada kõige rangemast variandist. Kõik inimesed ei peagi minema kohe ketogeensele dieedile, kuigi osale inimestest sobib madala süsivesikute sisaldusega või keto lähenemine väga hästi. Mõnikord piisab alguses sellest, et vähendada glükeemilist koormust, teha söögikorrad selgemaks ja lõpetada päevane juhuslik söömine. Toitumise puhul meeldib mulle mõelda mitte ainult sellele, mida inimene sööb, vaid millise signaali see toit annab. Kui hommikusöök koosneb magusast jogurtist, banaanist, müslist ja kohvist, võib see tunduda tervislikum kui saiake. Aga insuliini resistentsusega inimesele võib see anda üsna tugeva glükoosi ja insuliini signaali. Kui hommikusöögis on aga piisavalt valku, näiteks munad, kala, liha, kodujuust, kreeka jogurt, ilma suhkruta või mõni muu sobiv valguallikas koos köögiviljade ja rasvaga, on sageli täiskõhutunne parem ja päevane isu rahulikum. See ei tähenda, et kõik peavad sööma sama hommikusööki. See tähendab, et valk ei ole kaalulangetuses dekoratsioon, vaid üks keskseid tööriistu. Glükeemiline koormus on teine põhimõte. Mitte ainult see, kas toit sisaldab süsivesikuid, vaid kui palju, kui kiiresti ja millega koos. Sama kogus süsivesikuid mõjub kehale erinevalt, kui see tuleb magusast joogist või köögiviljadest koos valgu ja rasvaga. Kiudained aeglustavad glükoosi imendumist, parandavad täiskõhutunnet ja toetavad soolestiku mikrobiomi. Kiudained ei ole lihtsalt kõhu täitmiseks. Neid mõjutavad lühikese ahelaga rasvhappeid, sapphapete ainevahetust, põletikulisi signaale ja söögiisu regulatsiooni. Paljud inimesed räägivad makrodest, aga unustavad, et soolestik on ainevahetuse suur osa. Söömisaken on 3. teema. Kui inimene sööb hommikul kell 7 ja lõpetab õhtul kell 11, siis on tema kehal 16 tunni jooksul pidevalt võimalus insuliini tõsta.
Kõigile ei sobi pikk paast ja seda ei pea tegema agressiivselt, aga paljudele sobib see, kui nad jätavad öise perioodi päriselt söögivabaks. Näiteks 12 tundi ilma toiduta võib olla hea algus. Mõnele sobib 14 tundi, mõnele 16. Oluline ei ole paastumise kangelastegu, vaid see, et keha saaks vahepeal minna söögirežiimist taastumis- ja rasvakasutuse režiimi. Liikumise puhul on üks kõige alahinnatumaid tööriistu jõutreening. Kui räägitakse kaalulangetusest, mõtlevad paljud kohe kalorite põletamisele, kui palju jooks kulutas, mitu sammu tuli, mitu minutit rattal oldi. See on üks osa, aga lihas ei ole ainult kaloripõleti. Lihas on glükoosi suur tarbija metaboolne organ. Kui lihased töötavad, suureneb nende võime glükoosi vastu võtta ka insuliinist sõltumatute mehhanismide kaudu. Teisisõnu, lihaskontraktsioon ehk lihastöö ise aitab glükoosi verest lihasse liikuda. Holten ja kolleegid avaldasid aasta 2004 ajakirjas Diabetes uuringu, kus 6-nädalane jõutreening parandas insuliini vahendatud glükoosi omastamist umbes 23% võrra. See on märkimisväärne, sest 6 nädalat ei ole pikk aeg. See ei tähenda, et iga inimene saab sama numbri või et jõutreening lahendab kõik, aga see näitab väga hästi, et lihas reageerib väga kiiresti. Kui inimene tahab parandada insuliinitundlikkust, ei ole jõutreening ainult keha vormimise vahend. See on ainevahetuse ravim ilma retseptita, kui seda teha targalt ja järjepidevalt. Kõndimine pärast sööki on lihtsam, aga samuti väga mõjus tööriist. Isegi 10-15 minutit rahulikku kõndi pärast suuremat söögikorda võib aidata glükoosi paremini lihastesse suunata. Seda ei pea nimetama treeninguks, see võib olla lihtsalt liikumine pärast sööki. Meie esivanemad ei söönud suurt lõunat ja istunud siis kohe 8 tunniks toolile. Tänapäeva kontorielu on ainevahetuse jaoks üsna ebaloomulik. Sööme, istume, joome kohvi, istume edasi ja imestame, miks glükoos ja insuliin ei käitu nii nagu nooruses. Uni jääb insuliinitundlikkuse parandamisel üheks põhialuseks. Kui inimene magab halvasti, on järgmisel päeval nälg suurem, isu süsivesikute järele tugevam ja otsustusvõime nõrgem. Lisaks mõjutab halb uni kortisoolirütmi, sümpaatilist närvisüsteemi, põletikku ja ka lihaste taastumist. 7-8 tundi und ei ole maagiline number kõigile, aga väga paljud täiskasvanud vajavad umbes seda suurusjärku. Veel tähtsam on rütm. Enam-vähem sama magama mineku aeg, hommikune valgus, õhtul vähem eredat ekraani ja hiline söömine võimalikult harvaks. Toidulisanditest rääkides tuleb jääda kainelt ausaks. Ükski lisand ei paranda insuliiniresistentsust, kui inimene magab 5 tundi, sööb pidevalt suhkrut ja ei kasuta oma lihaseid. Aga mõned lisandid võivad olla mõnes olukorras kasulikud. Magneesium on üks neist. Guerrero Romero ja kolleegide töödes on näidatud seoseid madala magneesiumi taseme ja insuliiniresistentsuse vahel. Ning mõnes uuringus on magneesiumi lisamine parandanud insuliinitundlikkuse markereid. See ei tähenda, et kõik peaksid võtma suuri annuseid, aga magneesiumi tasub kaaluda, eriti siis, kui toidus on seda vähe. Uni on halb ja lihaspinge suur ja glükoosi ainevahetus on häiritud. Berberiin on teine huvitav ühend. Dong ja kolleegid avaldasid 2012. aastal metaanalüüsi, kus berberiiniga seotud uuringutes nähti glükoosi ja lipiidi näitajate paranemist teist tüüpi diabeedi korral. Mõnes võrdlusuuringus on berberiini mõju glükoosi näitajatele olnud metformiiniga sarnases suurusjärgus, kuigi seda ei tohi tõlgendada nii, et berberiin on kõigile metformiini asendus. Uuringute kvaliteet on ebaühtlane, preparaadid erinevad ja koostoimed ravimitega on võimalikud. Berberiin võib olla tööriist, aga mitte mänguasi. Eriti kui inimene kasutab diabeediravimeid, verevedeldajaid või tal on maksa- või seedetrakti probleemid, tuleb seda arutada arstiga. Naiste puhul, eriti polütsüstiliste munasarjade sündroomi korral, on inositool väga väärt teema. Myoinositool ja D-kiroinositool on seotud insuliinisignaali vahendamisega ning uuringutes on nähtud mõju ovulatsioonile, insuliinitundlikkusele ja hormonaalsetele markeritele.
Kui naisel on tsüklihäired, kõhurasv, akne, magusaisu ja raskuskaalust alla võtta, siis ainult kalorite vähendamine võib olla väga kitsas lähenemine. Seal tuleb vaadata insuliini, munasarjade tööd, maksa, stressi, und ja põletikku koos. PCOS ei ole ainult günekoloogiline teema. Väga sageli on see ka metaboolne teema ja siin on teine koht, kus oleks lihtne anda valmis protokoll. Hommikul see, lõunal see, õhtul see, magneesiumi nii palju, berberiin nii palju, paast nii mitu tundi. Aga see oleks aus ainult siis, kui kõik inimesed oleksid ühesugused. Nad ei ole. Mõnel inimesel on söömishäire risk, mõnel on reflux, mõnel on sapipõis eemaldatud, mõnel on kilpnäärme ületalitlus, mõnel on ravimite koostoimed, mõnel on öötöö. Metaboolne tervis vajab põhimõtteid, mitte pimesi kopeeritud skeemi. Põhimõtted saab selgeks õppida, aga nende rakendamine peab sobima konkreetse inimese eluga. Miks tavaline meditsiin seda sageli ei näe? Kui sinu arst ei ole kunagi mõõtnud tühja kõhu insuliini, siis see ei tähenda, et ta on halb arst. Enamik arste töötab süsteemis, kus vastuvõtuks on piiratud aeg, probleeme on palju ja juhendid keskenduvad haiguste diagnoosimisele. Kui inimene tuleb väsimuse, kaalutõusu ja kõhurasvaga, kontrollitakse sageli hemoglobiini, TSH-d, glükoosi, kolesterooli, maksanäitajaid ja mõnikord põletikunäitajaid. Kui need on normis või ainult veidi nihkes, öeldakse, et tuleb jälgida toitumist ja rohkem liikuda. See soovitus ei ole vale, aga väga sageli on see liiga üldine. Süsteem on ehitatud peamiselt selleks, et ravida haigust, kui see on juba piisavalt selge. Diabeet diagnoositakse siis, kui glükoos või glükeeritud hemoglobiin ületab kindla piiri. Hüpertensioon, kõrget vererõhku diagnoositakse siis, kui vererõhk ületab kindla piiri. Rasv maks leitakse siis, kui maksanäitajad või ultraheli annavad vihje. Ennetava metaboolse töö küsimus on aga varasem. Miks glükoos liigub ülespoole? Miks kõht kasvab? Miks triglütseriidid tõusevad? Miks vererõhk hiilib kõrgemaks? Miks inimene vajab järjest rohkem kohvi, et päev üle elada? See osa jääb tavavastuvõtul sageli aja ja protokolli vahele. Tühja kõhu glükoos on kasulik analüüs, aga ta ei ole kogu tõde. 3 kuu keskmine veresuhkur, glükeeritud hemoglobiin on samuti kasulik, aga ka see võib teatud olukordades petta. Näiteks rauapuuduse, verepunaliblede eluea muutuse või väga kõikuvate glükoosiprofiilide korral. Tühja kõhu insuliin ja HOMA-IR indeks annavad teistsuguse akna. Nad aitavad hinnata, kui palju insuliini keha vajab, et glükoosi kontrolli all hoida. Kui glükoos on normis, aga insuliin kõrge, siis see võib olla märk kompensatsioonist. Just see on koht, kus inimene võib aastaid kuulda, et kõik on korras, kuigi ta ise tunneb, et keha ei tööta enam endisel moel. Mulle meeldib selles teemas süüdistamist vältida. Sinu arst ei saa 15 minutiga teha kogu metaboolse süsteemi audiiti, rääkida unest, stressist, söögirütmist, lihasmassist, soolestikust, ravimite mõjust ja pereanamneesist. See ei ole realistlik, aga see ei tähenda, et inimesel ei ole probleemi. See tähendab, et probleem ei mahu alati tavalise süsteemi aknasse. Ja kui inimene tahab ennetada haigust, mitte oodata diagnoosi, siis tuleb mõnikord vaadata laiemalt. Milliseid analüüse võiks arutada? Kui sa tunned ennast selles kirjelduses ära, siis esimene samm ei pea olema väga range dieet ega paaniline toidulisandite otsimine. Esimene samm võiks olla mõõtmine. Tühja kõhu glükoos annab ühe osa pildist. Glükeeritud hemoglobiin HbA1c annab keskmise glükoosi pildi viimaste kuude kohta, kuigi ta ei näita kõikumisi. Tühja kõhu insuliin aitab hinnata kompensatsiooni. HOMA-IR indeks, mis arvutatakse glükoosi ja insuliini põhjal, annab ligikaudse pildi insuliini resistentsusest. See ei ole täiuslik test, aga igapäevases meditsiinis võib see anda rohkem infot kui ainult glükoos. Lisaks tasub vaadata triglütseriide, HDL-i, kolesterooli, kusihapet, maksanäitajaid, vöömermõitu ja vererõhku. Kõrged triglütseriidid ja madal HDL võivad viidata insuliini resistentsuse suunale. Kõrgenenud kusihappe võib samuti kuuluda samasse metaboolsesse pilti, eriti kui lisanduvad kõhurasv ja vererõhu tõus.
Maksaensüümid võivad olla täiesti normis ka siis, kui maksas on juba rasva rohkem kui võiks, seega mõnel juhul on vaja ka ultraheli või muid uuringuid. Üksik number harva räägib kogu loo, aga mitu väikest vihjet koos võivad anda päris selge mustri. Mõnikord on kasulik vaadata ka glükoosi ja insuliini vastust koormusele, mitte ainult tühja kõhu näitu. Mõnel inimesel on hommikune glükoos ilus, aga pärast sööki või glükoosi koormust tõuseb insuliin väga kõrgele ja püsib kõrgel kaua. Selline inimene võib aastaid jääda klassikalises süsteemis nähtamatuks, sest diabeedi kriteeriumid ei ole veel täidetud. Ennetava vaate jaoks on see aga väärtuslik info. Küsimus ei ole ainult selles, kas haigus on juba kohal. Küsimus on selles, kuhu süsteem liigub. Kui see teema sind kõnetas, siis ma ei võtaks seda juhusena. Mitte sellepärast, et sul peaks kindlasti olema insuliiniresistentsus või mingi diagnoos, vaid sellepärast, et keha annab sageli vihjeid enne, kui analüüsid lähevad ametlikult halvaks. Kõhurasv, väsimus pärast sööki, magusaisu, kaalulanguse raskus, kõrged triglütseriidid, vererõhu tõus ja halb uni ei ole eraldi probleemid. Väga sageli on neid sama kaardi eri osad. Kui neid vaadata koos, hakkab pilt muutuma arusaadavamaks. Kõige olulisem mõte, mille ma tahan sulle jätta, on see, ära piirdu ainult küsimusega, kui palju kaloreid sa sööd. Küsi ka, millises hormonaalses seisundis sinu keha neid kaloreid töötleb. Küsi, kas su lihased kasutavad glükoosi hästi. Küsi, kas su uni toetab insuliinitundlikkust või lõhub seda. Küsi, kas su söömisaken annab kehale võimaluse insuliinil langeda. Küsi, kas sinu normis glükoos on tõesti rahulik norm või püsib see normis kõrge insuliini hinnaga. Video kirjelduses on tasuta materjal neile, kes soovivad oma ainevahetuse pildi paremini mõista. Seal on ka info minu programmi kohta, kui tunned, et tahad minna sügavamale kui üldised soovitused. Ma ei tööta sadade inimestega korraga, mitte sellepärast, et see kõlaks kuidagi eriliselt, vaid sellepärast, et metaboolne tervis ei tööta šablooni järgi. Ühel inimesel tuleb alustada unest, teisel süsivesikute koormusest, kolmandal jõutreeningust, neljandal stressist ja viiendal hoopis sellest, et ta on aastaid liiga vähe valku söönud. Kui inimene saab lõpuks aru, milline on tema sissepääs probleemini, siis muutus ei pea algama karistamisest, see võib alata selgusest. Ole terve!